Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere! Suvi on taas käes ja suvega seonduvalt räägime sellest, kuidas muutub meie suvine menüü ja mismoodi see mõjutab meie tervist. Oleme nüüd ju rohkem grillimas, seltskondlikult koguneme samuti rohkem, joome rohkem võib-olla ka alkoholi ja kõiksugu gaseeritud jooke ning muidugi sööme sellises koguses, mis ei pruugi meie tervisele alati hea olla. Ja loomulikult annab ka organism aeg-ajalt siis sellest ka märku. Ja tänases saates tulebki juttu sellest, et kuidas meie suvine menüü võib meie mao ja soolestiku tervist mõjutada, millisel juhul aitab ka apteegiravimitest, aga millal tuleb kindlasti arsti juurde pöörduda, kas kasu võib olla kõiksugu probiootikumidest ja muust sellisest ja kas see, kuidas meie kõht ennast tunneb, mõjutab ka seda, mida meie ajuasjast arvab. Stuudios on Lääne-Tallinna Keskhaigla gastroenteroloog doktor Külliki Suurmaa. Tere! Tere tulemast! No suvi on nüüd alanud, et kas teil on esimene grill juba tehtud või siis veel mitte? Tänane ka ei ole. Ei ole grillija tüüp olnud eriti, aga kui satuksin külla, siis kindlasti võib-olla prooviksin. Kui nüüd inimesed söövad tõepoolest suvel natukene teistmoodi kui muidu ja sellest on tegelikult nagu hästi palju räägitud, et kui me grillime, siis me ei tohiks nagu seda kärsatada, seda oma toitu, eks ole, et see mõjutab meie tervist tõepoolest nagu olulisel määral. Et kui palju see nagu tõele vastab või need on niisama nagu sellised hirmujutud, et ära sa need kõrbenud tükke söö näiteks? No ega sellist kõrbenud suitsutatud toitu väga palju ei soovitata. Kui nüüd satub mõnikord üksik juhtum, siis sellest ei juhtu ju midagi. Aga tänapäeval saab ju grillida kõike kala ja kana ja lahjat liha ja kõike, et seda võib ju mõistlikult teha. Aga ma ei näe selles ka mingit väga suurt probleemi ausalt öeldes. Kui tehakse süüakse tundide viisi aeglaselt, vahepeal võib-olla vee joomine tuleks kõne alla hästi ja võib-olla siis ka klaas veini või õlut, et ka ju juhtu midagi. Aga me peame arvestama sellega, et teatud vanuses võib-olla rohkem tekivad vaevused, kui on mingid haigused just olemas või on olnud operatsioonid seedetrakti, et siis võib-olla me nagu igat toitu ei saa süüa ja võivad tekkida vaevused. Ahaa, et ma saan siis nagu asjast nii aru, et kui noor inimene astub üle nendest tervisliku toitumise reeglitest, siis tegelikult ega tal ju kohe midagi ei juhtu, et need asjad, mis nagu teda mõjutavad, et need löövad välja nagu alles aastate pärast. No jah, et ega see ju tegelikult haigust ei tekita ju, et see on ju selge. Aga et kui sul on olemas juba mingi teatud probleemid ja on see sabipõis opereeritud näiteks või kõhunäärme probleem või isegi võib-olla mõni mao põletik või haavand või siis muidugi peab ettevaatlik olema ja arvestama oma tervisliku seisundiga, et mida sa võid ja mida sa ei või grillida. No minu ema on näiteks küll öelnud, et tema puhul on see nagu muutunud, et mida ta nagu saab süüa ja mida ei saa ja teatud rasked toidud tekitavad ka sellise nagu tõesti ebamugav tunde, et kas on nii, et vanuse kasvades meil kuidagi organism hakkab protesteerima teatud söökide vastu? Ja ega inimene tunnetab seda ka, et mis talle sobib, mis talle ei sobi. Sellest, ütleme, kui räägime üleüldse seedimisest, siis see laktoosi teema, mis on varem jutuks olnud, et võib-olla sellega ka arvestada, et teinekord võib-olla pole vaja nii palju jäätist süüa, kui sul on see laktoosi talumatus ja nii edasi. Aga ma arvan, et siia juurde võib-olla see alkohol ka, et seda ikkagi väga palju ei soovitaks pruukida. Et noored ka alguses ei toimi, aga mõne aja pärast võib ju mõjutada see tervist ka. Kui inimesel on söömisega seoses nagu mingi probleem nagu tekkinud, siis
No soovitatakse ju kasutada igasuguseid seedimist soodustavaid selliseid käsimüügi ravimeid. Kui sul on kõrvetised või kui sul on liiga täistunne maos või et kuidas te suhtute sellesse? Ei, no väga hästi, et näiteks kui on kõrvetised, siis miks mitte kasutada kõige lihtsamaid käsimüügi ravimid, mis on saadavalt seal Maalox, Gerdov, isegi Omeprazol on väikeses annuses saadaval, et neid võib täiesti kasutada ja miks ka mitte, ei pea tingimata kohe arsti juurde tulema. Et see on seotud ka võib-olla selle, kui palju sa sööd, kas see magu võtab vastu, kas sul tekib raskustunne, näiteks see, nagu lihtsalt võib-olla see probleem, et kui sa lähed kuskile peole, sa sööd tegelikult nagu natuke liiga palju alati. Et mitte sa ei pea nii palju sööma, eks ole, sa pead tegema vahet. Ja siis tekivad vaevused, et on halb olla, raske olla, organism ei saa hakkama sellega alati. Mina olen söönud nii palju, et mul kohe hakkasid niuksed maavalud, et ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen, et kas ma nüüd pean kiirabisse minema või see oli hirmus valu. See õgimine maksab ikka karmilt kätte. Et seda õgimist ikka pole vaja tõesti. Et ma ei oskagi muud öelda, et võib-olla see teema, et alati süüa sagedamini ja vähe korraga on päris hea mõte. Ka isegi tervel inimesel. Ja aga ma ei oska, Jaani õhtu tuleb, siis muidugi seal pooleni istutakse koos, aga võib ju seda asja ka mõistusega teha kõik. Võib. Ja, võib küll, jah. No kui inimesel on mingisugune tervisemure, mis ilmneb tal seoses nagu nende söömistega või rasvase toiduga või niimoodi, no siis ta ju esialgu arvab, et pole midagi, et see läheb nagu üle. Ma ei lähe arsti juurde. Aga kui ta siiski lõpuks läheb arsti juurde, et meil tuleb ju kohe see uus süsteem, et kui arst tahab edasi saata inimese gastroenteroloogi juurde, siis kõigepealt tuleb teha nagu e-konsultatsioon. Et kas te olete juba valmis neid e-konsultatsioone tegema ja niimoodi selekteerima, et milline patsient lõpuks teieni jõuab või kuidas selle süsteem tundub üldse? Ühelt poolt on see väga hea, võib-olla kui nüüd saadetakse sihipäraselt ja haigel on tõesti tõsine probleem ja ta ei pääse arsti juurde, et saaks kiiremini tulla ja õige haige õigel ajal ja saab välja selekteerida neid, kes võib-olla ei peagi tulema. Aga eks neid konsultatsioone on tõesti hakanud olema päris palju ja võib-olla me tõesti kõiki ei kutsu enda juurde, aga võib-olla 15-st 5 kutsume, eks ole, et on vaja teha uuringuid ja uuringuid ju periarstid ka kõik ei saa ise määrata ja see on siis juba eriarsti otsus. Et me, peab ikkagi see saatekiri ka piisavalt hea olema, et sa saad aru, et mis see probleem siis ikkagi tegelikult on. No millised need tunnused on sellised, et mis inimene ise mõtleb, et et ma olen kindlasti üle söönud ja ma olen kindlasti mingit valet asja söönud aga tegelikult on see siiski nagu selline tervisemure, mis on juba gastroenteroloogi nagu pärusmaa, et mis need sellised enesetunde küsimused on? Jah, sellised nagu viited. Võib-olla ikkagi kõhuvalu on üks esimene, mis tuleb ette, näiteks seesama jutt jälle grillimine ja siis sööd palju ja siis sa saad ägeda kõhuvalu, palun väga, sapikivid võivad olla, eks ole. Kusjuures meil juhtus niimoodi. Möödunud aasta jaanipäeval olime mitu päeva maal, sõime head ja paremat ja pärast, kui me hakkasime linna tagasi sõitma, siis üks inimene meie hulgast niimoodi röögatas, et tal niimoodi seljas valutab, et läks kohe autost välja teepervele pikali, rullis seal mööda maad ennast ja me kutsusime kiirabi ja kiirabi ütleski, et aga sapikivid esimest korda elust ei saanud aru, mis asi see on. Meie olime ka seal ehmunud silmad punnis peas. Nii et see on väga selline klassikaline. Meil oli endal ka ükskord, olime gastroenteroloogid koos ja olid ka kirurgid ja üks kirurg samamoodi hakkas kõhuvalu ägedalt kurtma ja oligi sapikivid olid, et võib-olla see ongi nagu üks juhtiv moment, see kõhuvalu ja võivad olla kivid, mida inimene varem ei teadnudki üldse. No just. Ja siis... Ja ta ju ei valuta nii väga kõhus. Ei, tal ei valutagi nii väga. No teine moment on iiveldus ka, inimene vastik tunne on iiveldab, kui see kogu aeg, et mida ta iiveldab seal, eks ole, et võib-olla siis on ka mingi sapi probleem, vahest võib-olla ka sapi
sapipõletik. Ja, aga jaanipäeva paiku võid jällegi mõelda. Sapipõletik, et see sapipõis nagu hakkab domineerima selles jutus ja no mao suhtes võin öelda niisugust maodüspepsiad, niisugune raskustunne, et seda võib ka esineda, võib-olla ongi seal taga mingi maolimaskesta põletik ja aga siis peaks nagu jälgima, et kui tugev see ebamugavus või valu on ja kui kaua ta kestab, eks ole? Ei, no seda kindlasti, aga mõnikord on see probleem ju äge ja siis tulebki reageerida ägedalt. Aga kui see vaevus on selline tagasihoidlik, siis muidugi võib-olla perearsti kaudu pöörduda ja teha teatud uuringud, näiteks ultraheli uuringu, väga lihtne ja kohe palju saab teada. Ja siis analüüsidega näitavad, kas on põletikku või ei ole ja siis võib-olla edaspidi siis juba vaadata, mis see eriarst otsustab, kui need vaevused kestavad. Alati meil on see kriteerium kuskil 2-3 kuud, et kui ikka 3 kuud on haigel vaevused, no siis ikka kindlasti peab uurima juba haiget. Ja selleks võib olla iiveldusvalu, kõrvetised, kehakaalu langus mõnikord ja ootamatult. Kas on mingisugused sellised nagu toidud ka, ma ei tea, mida te nagu üldse ei soovita eriti? Millega võiks nagu hästi palju nagu, näiteks, piiri pidada korralikult. Näiteks, kui meil on need refluksihaiget, eks ole, siis see sama küsimus, et süüa vähe siiski, mitte kõhtu täis, et see tekitab vaevusi, kas või see lihatükk peab olema väike, peopesal, ja et mitte vähe, siis väga vürtsised teravad toidud, rasvased mitte, see tekitab maokardialõõgastust, siis jälle šokolaad ka näiteks võib-olla kohvi ja mis tähendab maokardialõõgastus? See tähendab söögitoru ja maovaheline sulgurlihas, kui ta on see reflukshaigus, tihti peale lõtvub. Ja see tähendab seda siis, et kui ta meil on sellises olukorras, siis me sööme kiiresti ja palju, siis me tuleb tagurpidi hakkavad probleemid, hakkavad need vaevused pihta, mis võivad olla siis tüüpilised reflukshaigusele, kõrvetised ja ka valu teinekord. Ja see on söögitoru teema juba siis. Aga kas kõrvetistest on võimalik kuidagi nagu lahti ka saada või et kui nad sul juba on, et siis sa peadki nagu elu lõpuni nendega elama ja elustiili korrigeerima? Jah, et ta on üsna krooniline probleem, nagu öeldakse, reflukshaigus nagu vererõhuhaigus on, et ta kuskile nagu otseselt ei kao, aga seotud ta on, seda saab aidata muidugi, saab ravimitega maohapet alandada ja sellega me saame päris head efekti. Samuti selle enda toiduga, sest toit neutraliseerib ka ju hapet. Aga siis ka stress muidugi fooniks veel, et see hape tõuseb ja kõik on see aju, jõuame selle teemani, eks ole, et aju maos ja soolestikus, et sellised ärritused ka mõjutavad siiski selle mao tööd. Võib-olla üliaktiivne magu, võib-olla loidmagu. Ja see on tujukas magu võib-olla. Või väga tujukas magu, me ütleme ärritatud magu, eks ole, et vaatad mao üle, nagu tänagi ühte haiget vaatasin, natuke punetav, natuke ärritatud, ütlesin, et haigust nagu ei leia, aga vaevused on, me nimetame seda tihti peale düspepsiaks, et otseselt midagi rasket ei tunne, aga siis me muidugi jälle teeme analüüse ja määrame seal, hindame seda limaskesta ja Helicobacter pylori olemasolu ja nii edasi. No nii, ongi. Aga kas näiteks inimesed, kellel kipub see refluks olema, et kas on mingisugused nagu toiduained, millest loobumisel võib see refluks kuidagi taanduda? Ja ikkagi. Ma just nimetasin, et rasvane toit, eks ole, väga hapu, väga tuline tee, väga tuline supp, ei sobi tuline. Ja. Ma tean inimesi, kellel gluteen tekitab refluksi. No võt, seda ma ei teagi, kas ta tekitab. Aga igal juhul piparmünt ka vist ei sobi. See ka on vilets. Kehakaalu, ülekaalulisus on ka paha asi, sest see ka tõstab seda diafragmat ja reflukshaigus soodustab. Mulle tundub, et võib-olla inimesed ei adugi nagu väga seda, et kui nad nagu pidevalt nagu üle söövad ja kui see kehakaal tõuseb, et see ei ole tegelikult ainult nagu esteetiline probleem. Ei ole üldsegi mitte. Et see on nagu organismis selline kehv seisund, mis võib viia igasuguste haigusteni, seda nimetame selleks metaboolseks sündroomiks, kus on nii südame-veresoonkonna probleemid kui ka maksa rasvumine, kui ka just see sama reflukshaigus, ka kõhukinnisus, mõnel kõhulaktisus. Et
et see on jah, tegelikult ja vererõhk ja kõik muu ka veel sinna juurde. See on, inimesed ongi tänapäeval, söövad peoga kõiki ravimid, ka ravimid teinekord võivad ärritada limaskesta ja tekitada vaevusi ka maos ja no, eriti valuvaigistid. Inimesed elavad kaua, neil on liigeste probleemid, et ikka kui lööd selle digiloo lahti ja vaatad neid ravimite rida, siis sa kohe ei teagi, mis ta sealt ära jätta või võtta, verevedeldajad, valuvaigistid, need kõik see mõjutavad ka seedetrakti muidugi. No kui te arstina vaatate inimese seedetrakti nagu seest poolt, et siis kuidas nagu inimesed teie juurde jõuavad, et kas tavaliselt on juba nagu suur kahju tehtud või saate mõnikord ka õigel ajal ikka jaole? Me ikka saame väga tihti õigel ajal jaole, ma arvan, et meil on päris tublid arstid ja nad tabavad ikka võrdlemisi siiski hästi ära selle tõsise probleemi ja ma ei saa seda öelda, et kaua läheb aega, enne kui see tõsine probleem tekib, et kui kaua sa pead valesti toituma, ennem kui see nagu näha on? Teinekord võtab see päris kaua aega, ega see võib see sama ülekaalgi, eks ole, et vale toitumine, hamburgerid. Ma toon näite, me siin hiljuti just tulin Tšehhimaalt ja meil oli üks üritus seal Euroopa naistega ja siis ma vaatasin, meil oli hommikusöök ja selline Rootsi laud ja mida keegi sööb, eks ole, ma hoovi pärast vaatasin, ega ma ise ka võtsin ikka see bacon and egg, eks ole, et maitseb ju, aga siis kõrval inglased, nemad võtsid siis ikka tegid endale vanemad daamid juba hamburgeri, ma mõtlesin, seda ma küll nüüd ei hakkaks hommikusöögiks tegema, et priske see siis sinki ja kõike sinna vahele ja tomatid ka muidugi ja et nad on ikka sellega üles kasvanud, on nad ükskõik mis vanuses ja friikartulid ja igatahes sellega ka ei või liiada, sellest on ju palju nii juttu olnud, et ja ma küsisin Tšehhide käest, me käisime Brnoos, et mitu McDonaldsit tähendas, meil on üks McDonalds ainult, aga et kiirsööki kohti on, aga üks, sellist pole ka väga sageli kohad, et vaat see noorte see toitumisharjumus, ega ta nüüd väga tervislik ei ole. Igapäevased, me ei räägi ainult grillimisest. No kas, milline see üldpilk nagu on praegu nagu meie inimeste nagu seedesüsteemile seest poolt, et kas pigem läheb asi nagu paremaks või siis pigem läheb nagu kehvemaks? Ei tea, ma ei oska sellele niimoodi vastata. Ma arvan, et me otsime haigusi ikkagi ja maauuringute seisukohalt ütleksin niimoodi, et nagu läheb paremaks. Vähi diagnostika, me ikka otsime kasvajad alati ükskõik, sest osad haigused ei anna üldse mingit sümptome, eks ole eriti ja sa leiad juhuslikult, aga selle tõttu, et ravimid on kättesaadavad, võib-olla niisugused kergemad erosiivsed, me nimetame väikeste pilmiste haavanditega gastriid, isegi neid me enam haavandit me ka ei näe. Helikobakter avastatakse ära, ravitakse ära perearsti poolt, seda ei tule tagasi ka enam, et seda haigust ka siis ei ole. Need vahest tudengitele nagu ei olegi näidata midagi maa poolt, siis see reflukshaigus on jäänud nüüd nagu see domineeriv või siis teinekord otsime gluteenitalumatust, võtame proovitükke ja otsime seda gastriiti ka loomulikult ja teatud vormid on ju ka, mis peab jälgima, troofiline ja autoimmuune gastriid, aga neid on väga harva, et see maahaiguste teema on tõesti paremaks palju läinud, esiteks diagnostika, need võimalused, meie teadmised on paremad ja soolte haiguste osas ikkagi kogu teema on see, et kui noorem inimene, siis me otsime ikkagi soolepõletikulist haigust või siis on ärritatud soolesündroom või siis on infektsioon, see ka tuleb kõne alla, teinekord äge kõhulaktisus või vanematel inimestel me ikkagi otsime rohkem polüüpe, divertikuloosi on olemas niisugune seina sees, soole seina seemesoles on sopitustused, nimetame divertiklid. Vahest on ka vaevusid nendega seoses, tekib põletik seal või siis on mõnikord, on ikkagi kasvaja see teema vanematel inimestel üle 60–80, siis hästi tähelepanelik olla. Aga tänagi käis üks haige 56-aastane screening koloskoopial, et nii, et meie see vanuse nivoo hakkab langema, kui alustasime 60, nüüd on juba 56-aastane, tuleb sulle jämesoole lihtsalt kontrolli ja sa leiad tal paar väikest polüüpi, sa eemaldad need ära, sealt ei teki kasvajad, et me juba nüüd ennetame, meil on see meditsiin,
kuidas ma ütlesin? Kontrolli käigus saab. Ja ma ütleksin, et meil on päris hästi, sest et mul tuleb praegu meelde üks jutt ühe inglise arstiga, kes ütles, et teil on seal ju selline ennetav meditsiin, ennetav. Sest kui me vaatame teinekord Inglismaad või ma ei taha midagi halvasti öelda, aga me näeme tihti patsientega, mina erakliinikus, kes tulevad Inglismaalt, et nad ei pääsegi eriarsti juurde ja ma ei tea, mis staadiumis nemad siis seal jõuavad arsti juurde, perearsti juurde, üsna raske, ma olen aru saanud, et nad ootavad, aga elanikkond on ka väga suur. Nii et meil ei ole väga halvasti veel selles osas. Muidugi ei pääse nii ruttu ja inimesed on hädas, aga põhimõtteliselt võimatus ei ole siiski. Seda on tegelikult hea kuulda, et meil juba nende kontrollide käigus saab tänapäeva meditsiini taseme juures juba niukseid protseduure ette võtta, mis neid tulevasi, ütleme, võimalikke haigusi nagu... Me saame ennetada ja seesama screeningu uuringud, nagu me näeme, on väga olulised ja isegi nüüd räägitakse juba Euroopas ka screening maovähi profülaktilised uuringud ja on sellised projektid käsil ja hinnatakse. Ja see kõik on natuke veel keerulisem kui lihtsalt. Me oleme nagu teadnud, aga ma ei hakka sellest praegu rääkima. No, kas... No öeldakse, et nagu elustiili haigused on sellised, mis nagu lõpuks annavad endast märku ikka ka, et kui sa oled näiteks terve elu söönud suitsuliha või grillitud liha või ütleme, et sa tegelikult ei talu gluteeni või laktoosi, aga sa oled terve elu ikkagi seda söönud või joonud, sest see lihtsalt sulle maitseb, et lõpuks annab tunda. Ikka annab tunda. Tekib põletik, kas siis peensooles tekib põletik, õhulahtisus, soolelimaskesta muutus, suitsetamine, väga kahjulik tegevus. Teame isegi kopsuvähki ja kõiki muid vähkisid, ka pankrease ja maksa. Ja siis keskkond, kus sa elad, on ka väga tähtis, mis õhk su ümber on. Et just seesama, sellel aastal oli EKO-kongress, soolepõletushaiguste kongress ja seal siis hiinlased, ma ei tea, mitu miljonit nad ära uurisid, aga see oli üks suur uuring tehtud ja võrreldi ka Inglismaal samal ajal neid põhjusi, siis seal oli väga suur protsent oli toodud, et keskkond on väga tähtis, õhk, mürgine, toksiline autoliiklus või sa oled autojuht või sa oled mehaanik autoga, nendel pidi nagu soolehaigusi näiteks rohkem olema. Või siis ka meedikutel, ka stressi rohke, eks ole, ka võib-olla niisugune keskkond teinekord, mitte väga tervislik. Et selliseid momente uuritakse ka tänapäeval, et see väline keskkond, siis see toitumise teema ka, see suitsutatud, see on ka ju teatatud kantserogeense toimega on ja võib-olla ka mõned ravimid, kõrvaltoimed, teinekord neid peab ka jälgima. Neid peab ju päris kaua võtma enne, kui see kõrvaltoime, eks ole, eks ta tuleb süveneb seal ja suurema probleemi tekitab. Just. Aga korra siin käis läbi, et stress, et kui lapsed käivad koolis ja neil on koolistress, siis nad ju tihti ütlevad, et neil kõht valutab. Ja muidugi. Et see inimese, see, mis meil siin peas on, et see meie kõhuga on kuidagi nagu korrelatsioonis. No närvisüsteemi kaudu ikkagi on otseselt seotud, sest kõik on üks tervik ja siis see laste ja tudengite kõhuvalu on teada ja tuntud. Ja kui kõht läheb lahti, kui pabistad. Ärritatud soolesündroom, ärritatud magu. Ja siin muidugi lastel võib-olla ei hakka rahustit söötma sisse ja nii, aga natuke soovitatakse vahest ju magusataks on enne eksamis šokolaadi, aga samas võib-olla ka täiskasvanutel üldse. Nüüd on see probiootikumide teema väga aktuaalne ja ma pean ütlema, et nad lähevad üha paremaks, need probiootikumid, et hakkad juba ise ka uskuma, et nad tõepoolest midagi teevad ja eriti sellised haiged, kellel on see ärritatud soolesündroom või sooles on mingid probleemid, sest tundub küll, et see mikrobioom mängib väga suurt rolli selles soolehaiguses või soole funktsionaalses seisundis, ütleme seda niimoodi. Jälgid huviga seda valdkonda, jah? Ei, no me kõik arstid jälgime ja viimane kord me sain ühe väga hea probiootikumi, itaalased on välja töötanud ja siis ikka uurin ka, et kuidas läheb. Ja kuna nad on juba niimoodi ikkagi tunnustatud ja teaduslikud artiklid on
ja siis guideline'idesse sisse kirjutatud, siis järelikult sellel asjal on mõtet. Ja me ei tea veel kõike lõpuni näiteks, miks see üldse tekib ühel või teisel, aga kindlasti mängib oma rolli ka geneetika. Seda üha rohkem tuleb välja haiguste avastamisel. Aga ütleme siis see geneetiline pool, kas ta lööb välja nii kui nii või ta lööb välja teatud keskkonnaga nagu korrelatsioonis? Ja võib-olla ta ei löögi alati välja, aga sõltub, kuidas see keskkond, kuidas sa elad, kuidas sa toitud, kui positiivne või negatiivne sa oled, kas on mingi krooniline stressifaktor sul elus, siis ma näen väga tihti tuleb minu juurde, kas siis mõni vanem inimene, kes hooldab oma haiget abikaasat ja tal on palju kaebusi, eks ole, soolekaebused, maokaebused, muud kaebused ja sa otsid neid ja sa leiad võib-olla ka mingi haiguse, aga alati ei leia ka, et see krooniline stress, mis sind vaevab, on üks väga halb asi, ta tekitab lõpuks depressiooni, seda kroonilist väsimust ja siis ongi kõik tervislikud. Ja tervisliku, aga siis sa pead endaga tegelema see spordijutt ja kõik see on õige ja hea toitumine, mis on kallis teinekord, aga võib-olla rohkem salatit süüa eestlased ka. Kapsast? Kapsast, porgand, hapukapsast. Keefiri, hapupiima, nüüd on toredad Tehnikaülikoolis on ju teadlased ka välja töötanud meie enda niisugused joogid ja isegi karastusjoogid ja jäätised ja seal on sees ka see helluse Marika Mikkelsaare bakteri välja töötatud Eestis seedimisele hästi mõjuv, et seda võiks ka regulaarselt kasutada. No rääkides nüüd seedimisest, siis kui inimesele tundub, et tal on mingi seedimise probleem ja siis ta ostab nagu käsimüügist neid ravimeid, mis võiks seda leevendada ja just nagu leevendab ka. Aga see probleem ei kao ära ja kui sa seda käsimüügiravimit nagu eriti nagu ei võtta, siis see probleem on kohe tagasi. Ehk siis, kas ühel hetkel ikkagi peaks minema oma seedimismurega ka nagu arsti juurde, sest et kas see käsimüügiravimi kasutamine võib varjata mingit tõsisemat terviseprobleemi, mida sa muudku siis nagu alla surud? No see täitsa võib olla, et ma mõtlen nii, et kui need vaevused ikka kestavad, see on hästi ebamugav tunne, kui kõht sul valutab või mingi iveldus või kõrvetised pidevalt või lihtsalt kõhu lahtisus, kinnisus, igasuguseid kaebusi on, siis tänapäeva analüüsidest saab ju, kõige lihtsamalt saab juba vereproovist väljaite analüüsist teada saada, kas on põletiku kõigepealt, kas on midagi ohtlikku, on olemas kõik võimalikke onkomarkereid ju, kui on mingi, inimesed kardavad, eks ole, ja mida nad kardavad tihti peale ikkagi, et äkki mul on see väga raske haigus ja mis on ka teinekord põhjendatud, aga ikkagi siin jälle selle vanusega seoses ütleksin, et noorematel esineb harvem pahaloomulisi haigusi, aga rohkem on funktsionaalsed või siis on tõesti see raske koliidi haigus, mis on noortel. Soolepõletikuline haigus on see siis haavandiline koliit või Morbus Crohn ja selle tõusutendents on praegu täiesti olemas. Kuidas noor inimene nagu aru saab, et tal võib see haigus olla, et mis selle Nendel on tihti peale enne seda, kui nad jõuavad arsti juurde, on olnud kõhulahtisus ja verine kõhulahtisus ka teinekord. Aga jah, siis lõpuks ta jõuab, ükskõik kas ta jõuab siis läbi EMO või lõpuks tehakse analüüsid ja saadab perearsti konsultatsiooni, et haigel on kõhuvalu ja kõhulahtisus. Noorte puhul vist ongi see, et ega sa ju ei pruugi algusest teada, millest tal see kõht valutab. On see stressist, on see haigus konkreetne. Ja aneemia näiteks võib ootamatult olla verevaegus, millest, eks ole, kõhuvalu, muud ei olegi, nagu meesterahvas mõtled, mis tal võiks olla. See võib olla kroonitõbi ka. Ühesõnaga, siin on juba siis vaja uuringuid teha, et seda kõik otsustada. Ikkagi, kui vaevused on, tasub ikka arsti juurde minna, sest et keegi tea ette, igal inimesel väga erinevalt, ka see valu läbi kaebust, et mitte väga ka oodata lõpmatuseni. Aga ei pea ka paanikasse langema, kui see on mõni episood, et vaat nüüd olin seal, sõin ja jõin ja olin rõõmus ja nüüd mu kõht täna valutab, siis homme enam ei valuta, siis see läheb mööda, aga muidugi järele mõelda, aga mida ma valesti tegin, võib-olla ma midagi ei talu, mõni ei talu võib-olla isegi veini, eks ole, tekib mingi veiniallergia või jah,
ja nüüd kangeid alkohoolseid jooke ei soovita ikkagi juua eriti. No inimesed teavad päris hästi, et et alkoholi joojal läheb nagu maks korrast ära, aga kas on veel midagi, mida see alkohol mõjutab nagu? No ta võib kõike mõjutada, sisuliselt mao verejooksu ka tekitada, maohavandid, kui palju tarbida, söögitoru verejooksud on tavaliselt, siis on maksakahjustus ka juba olemas ja see maksa rasvumine ja tekib ka alkoholi joomisest, on alkohoolne ja mitte alkohoolne. Üks on ülekaalust, teine on alkoholist. Ja kui on veel lisaks mõni kolmas haigus, näiteks ta ei tea, et tal on C-viirushepatiit või V-hepatiit ja joob alkoholi, siis võib see haigus süveneda väga kiiresti ja võib olla riskantne. Et see näeme mitu haigust koos, et siis on väga raske. No ma hakkan siin praegu mõtlema, et kui nüüd jaanipäeva ajal nagu liialdada valede toitude ja jookidega, et siis see võib olla niisugune asi, et sa mitte ainuüksi need paar päeva ei vaevle, vaid et sul võivad ka muud tervisemured välja lüüa, mis võib-olla muidu on nagu natukene nagu varjatud kujul ja need on nagu päris nagu suured ja hirmsad tervisemured, aga vaatame nüüd korra, mul tuli üks küsimus, mis võib-olla ei ole väga asjakohane, aga siiski. Miks soovitatakse pärast pidu seda mõnikord hapukurgivett ja teinekord seljankat ja hapukapsast ja et mida ta teeb meie organismile? No ikkagi häid bakterid ja need ongi need head bakterid, jah? Ja seedimist parandada ja et see on see, aga selge on see, et tuleks juurde süüa hästi salatit palju, et kõike võimalikke rohelist kraami ka. Mitte ainult liha, paljast liha. No ühest küljest me nagu suvel sööme võib-olla rohkem tervislikumalt, sest kõik värske on saadaval, teisest küljest mitte nii väga tervislikult, sest me grillime nagu hullud, sest et meil on ainult 3 niisugust grillimiskuud aasta jooksul on ju. Et kas tegelikult see, et meil on suvel võib-olla vähem stressi nagu tasakaalustab ära selle, et me ei peaks nagu päris loobuma nendest suvemõnudest? Ei, ma arvan, et ei pea loobuma ja see sotsialiseerumine ja suhtlemine oma vahel ja kui on hea mõnus seltskond, see kaalub kõik ülesse ja tegelikult seda me vajame rohkem kui midagi muud ja küll see toit siis ka seedib paremini. Et kokkuvõttes ma ütleksin, et see suhtlemise oskus ja see on väga oluline, et ta oleks tore ja mõnus ja olid head sõbrad ja et sa elaksid ikkagi oma sõprade ja perekonnaga ja oleks nagu sooviks, et kõigil oleks hea tunne võtta suve vastu ja mitte väga palju mõelda ka nendele haigustele, mis seal nüüd võib tulla või olla, aga kui sa tead, et sul on olnud probleeme, siis lihtsalt hoida ennast natukene, võtta mõõdukalt. Vist on nii ka, et kui me nagu muidu kogu aeg nagu räägime, et pöörame tähelepanu endale ja kuulame oma sõpru ja oleme nagu, ütleme, oleme kohal, siis tegelikult me võiksime sama palju tähelepanuga pöörata oma kehale, et mida ta meile ütleb, et mis talle sobib, mis talle ei sobi ja pakkuda siis talle seda, nii nagu me heale külalisele pakume, peaks ka oma kehale pakkuma seda, mis on talle hea. No just. Et natuke mõelda ise endale ka vahest ja võib-olla mitte alati järgida teiste eeskuju, vaid võtta oma seisukoha ja olla hoopis originaalne. Suur tänu täna siia saatesse tulemast, doktor Küllike Suurumaa ja hea kuulaja, vaataja, meie suvine saade on selleks korraks läbi. Rääkisime sellest, mida siis suviste pidustuste ajal võiks süüa, millega veidikene tagasi hoida ja milliseid märke oma organismi puhul siis nagu tähele panna, et me oleksime terved. Ja muidugi tasub minna õigel ajal arsti juurde. Kõike head ja kohtumiseni taas. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast.